Rauno Alliku kohe võitlustulle on astumas. Saame näha, kelle muna peale jääb, kui siin täna esimene väike duell peetakse. Proovime nüüd sotti saada. Javavile on kõlanud Premium Liiga 4. voor. Tartu Coop staadionil Tartu Tammeka versus valitsev Eesti meister. 18 minutit ka märkamatult täis saanud. Antonovilt pall karistusalasse. Aland tuleb kaugele välja vastu. Nii, veel madal vastas. Ilja Antonov. Tõste karistusalasse ja raksatab post ja lõpuks pall väravas. Aga näitab Joonas Janovits, et see värav ei loe. No korra päästis neid post ja tundub, et teises olukorras päästis neid suluseitile. Tammeka pääseb. Vaatame järele ka. Näidatakse ekraanil, et värav ei loe. Kuraksin selle palli sinna posti peaga raksatas. Teises olukorras suutis väravasse ka panna, aga kohtunikud leidsid, et värav ei loe. Minemas on nüüd Kuraksin ka, palli ta ei saa. Hoppis Rauno Alliku nüüd. Richard Alantal kenasti vastas Essal korral ja Sapinen. Sergei Zenjov. Patrik Enro veel madal vastas. Airon Kollo. Kollo nüüd kasti ka. Sapinen ja tuleb löök ja raksatab seal ristlatt. Löögi ära. Saame ikkagi kordused praegu. Palliga vasakule äärel leidis Kollo. Rauno Alliku nüüd. Sergei Zenjov. Tuleb tsenderdus ka madalalt taga. Ei suutnud praegu värava ees. Koskor nüüd pikendab väga kenasti kannaga Haidarale ja paremalt äärelt saab Haidara jooksu ka. Keskel olemas Pavel Maarin, kas tuleb löök? Maarin ja Kaur Kivila võtab selle ürituse praegu väga kenasti ära. Haidara nüüd keerutab, leiab Maarini. Maarin pikemaga Ugeeri suunas, Ugeeri peaga pikendab, Koskor jõuab pallini! Ja Koskor viib Premium Liiga 4. voorus Tartu Tammeka koduväljakul juhtima valitseva Eesti meistri Tallinna Flora vastu. 59. minutil. Tähistus ka. Kui hästi läheb, siis ka võiduvärav. No, vaatame järgi Maarinilt suurepärane pall Ugeeri suunas. Ugeeri pikendas väga hästi. Kivila sai käe vahele ka, aga Koskori nõrk löök oli piisavalt tugev, et see väravas maandus. Õrnalt pali jala vastu Koskor ja postis sisse see üritus läks. Tähti suurepäraselt välja mängitud rünnak Tammekalt. Ugeerilt väga kaunis pikendus ja Koskoril jäi üle vaid pall ühe puutega värava võrku lükata ja nüüd Herman Pedmanson vasaku ääre pealt jooksma pääsemas. Näha on Tristan Koskori näos seda rõõmu, mida toob ikkagi see, kui sa kodu välja. Sisse keriv pall Manueli suunas. Ja Manuel lööb ära teise värava 68. minutil. Tartu JK Tammeka läheb koduväljakul 2-0 juhtima valitseva Eesti meistri Tallinna Flora vastu ja oi kui magus on. Otsas raputas seal pead ka, tundub, et mees ise ka ei usu, et praegu Flora vastu 2-0 juhitakse. No vaatame järgi, lahti jäänud palli Pedro Manuel sinna. Paremal äärel Mark-Hendrik Kukk. Rauno Sapinen karistusalas tuleb värava ette ja Ilja Antonov lööb ühe tagasi Florale. Ilja Antonov praegu lööb Florale ühe tagasi 72. minutil. Keegi ka kollase kaardi. Vaatame selle värava olukorra jälgi ja selgitame siis välja, kes selle kollase kaardi sai. Rauno Sapinelilt, no suurepärane sööt värava ette, läks Tammeka mängijatesse läbi ja Ilja oleks võinud mõelda ka söödu peale, aga otsustas mees minna ajalugu tegema, mis sel korral tegemata jäi. Aga nüüd on ka Juan Pereiral uus hetken näidata. Pereira versus Kolobov. Pavel Maarin karistusalas ja lööb ära ja viib Tammeka 3-1 koduväljakul juhtima ja näete seda rõõmu praegu. Näete seda rõõmu praegu Tammeka meestes. Pavel Maarin. Hetkel, kui normaalaja lõpuni veel 3 minutit jäänud on, juhib 2 väravaga Tallinna Flora vastu. No vaatame, ka Juan Pereira päris kenasti keerutas, leidis sealt Maarini, kes oli täiesti üksinduses ja pall kliiniliselt ristnurgas lõpetab ja taas ei ole Kaur Kivilale värava suus mitte midagi teha.
Maarin ka mees, kes Eesti A-koondist esindanud. No näha on, et see mees väravaid oskab lüüa. Nüüd on lõpuks Maarin ka püsti. Jääb natuke sinna väljaku äärde venitama ennast ja trikkidega läheb mööda Kaares. Jõuab karistusalasse ka, Rauno Allikult nüüd tõste sinna karistusala suunas ja supertõrje Richard Alandilt. Suurepärane tõrje. No kaitsesite ka südikalt, saad sa sellega nõus olla? Jaa, et eks mingid asjad saavad varem paika, mingid hiljem, et ma ei ütle, et me nagu praegu oleme nagu selle täitsa nagu saavutanud selle täiuslikkuse kaitses, aga eks on olnud selliseid lahtisemaid mänge ka ja hooajalisel perioodil ka siin, et võib-olla fookus läks natuke liiga seal mängu ülesehituse peale. Aga üldplaanis jah, et kui me oleme pallidel ees ja et Florat nüüd nagu täitsa kastist eemal hoida ka ei ole lihtne, aga et just, et kui nad seal otsustavatel hetkedel meil kaitset jalad vahel on või me suudame klaarida, et see muidugi teeb head meelt, et küll üks värav Floral, aga sellegi poolest, et hea töö kaitses. No meieni on jõudnud Tartu Tammeka peatreener Karel Voolaid. No 3-1 võit Flora vastu kodus. Kas on midagi magusamat? No, et tänasel päeval tuleb nõus olla sellega, et ei ole nagu magusamat, et väga suur võit, ma arvan, klubile üldse, et tahame hästi kodus mängida ja täna, ma arvan, teenitult võitsime ka. Hästi leida ja koos treenida. No kas see võib olla üks põhjus, miks täna niimoodi läks? No selles suhtes see kindlasti võiks olla see põhjus, aga siin nagu ei ole mõtet nagu vabandusi otsida ja kui me oleme selline klubi, kes annab Eesti koondistele nii palju mängijaid, siis me peame seda aktsepteerima ja siis valmistuma nendeks mängudeks nii nagu on, kui see oli plaanis, me teadsime, see tuleb raske väljasõit ja ma arvan, esimene poole kindlasti ei olnud meie nagu esituses konkreetne, teine poole alustasime hästi ja oli paar võimalust, mis võinuks lõppeda väravaga ja võib-olla kõige ebaloogilisel hetkel saime värava endale. Ja see muidugi andis vastasele jõudu juurde, nad kaitsid südikalt ja nii on, et seda on vaja üle elada ja mängijad peavad tugevat mentaalselt olema ja kindlasti nendest olukordadest meeskond